Tere taas! Ja nüüd ma tahan teile tutvustada teist presentatsiooni või esitluse loomise vahendit, mida saab siis tehisaruga koos muuta interaktiivsemaks. Ja see on siis nüüd pigem veebis kasutatav presentatsiooni variant. Kui te tutvusite sellise presentatsiooni loomise vahendiga Prezi, mis on praegu väga ka populaarne ja atraktiivne, siis nüüd ma näitan teile, kuidas AI-d Prezi koostamisel ära kasutada. Ja selleks tuleb teil siis minna kodulehele prezi.com, jälle logida sisse oma Gmaili või Outlook kontoga. Näete, mina olen siin juba sees. Ja nüüd on teil avatud selline aken, kus siis on teie siis kas esitlused ja siin on siis ka olemasolevad mingid näited, kuidas need esitlused välja näevad. Ja minul on nüüd seekord tõepoolest kasutada ka tasuta konto. Et kuna ma tegelikult seda ei planeeri väga palju esialgu kasutada, siis ma lihtsalt selle koolituse jaoks ainult siis teen mõned esitlused ja kasutan seda kontot. Nii, ja algab tegelikult, kui te juba mingisugust AI rakendust olete kasutanud, siis nad näevad suht sarnased välja ja alustame sellest, et Create with AI. Ja avaneb teil siis kohe üks aken, kus te panete siis nime. Ja mina teen nii, nagu ma tegin seda ka Gamma puhul, ehk Prezi kasutamine. Prezi kasutamine panen siis pealkirjaks. Siin oleks siis väike selline täiendus, kuidas kasutada AI-d. Nii. Ja soovitav siin võib inglise keeles ka kirjutada. Ja nüüd on võimalik siin küll ainult PDF-faili üles laadida. Ja ma valmistasin jälle ette siis sellise PDF-faili, Prezi sisendtekst. Nii. Nüüd ta laeb selle üles, analüüsib. Nii, on üles laadinud. Selle tegelikult osa võib ka vahele jätta ja hakata siis otse looma seda esitlust, ka selle lihtsalt prompti alusel. Aga mina panen siis generate nüüd olemasoleva PDF-faili alusel. Ja näete, nüüd ta hakkab siis looma seda Prezi esitlust. Ja siin kõrval siis on näha, missugused need sektsioonid või sellised nagu slaidid ta teeb. Nii, ja natuke on vaja siis kannatust. Ta lisab siis sobivad taustad. Pildid, siin on võimalik ka vahetada. Pilte näete, on võimalik muuta seda värviskeemi. Nii. Näiteks võtame siit sellise. Väga mulle see ei meeldi. Nii. Jah, tegelikult võtame siis selle esimese variandi või selle variandi ka veel. On võimalik ka ise leida veel võimalusi. No, see esimene meeldis mulle tegelikult kõige rohkem. Nii. Ja siis nüüd on võimalik minna siis editeerimise faasi. Ja nüüd te näete tegelikult igat seda slaidi ja saate siis igal slaidil, näete, teil on siin käsi, millega te saate siis liigutada. Siis, kui te tahate, saate siin suurendada mingisugust osa, tahate muuta värvi. Ühesõnaga, siin on juba täiesti teie ise saate kujundada, muuta teksti. Nii, vaatame, kuidas ta üldiselt. Vaatame present views, siis on paremini näha. Nii, et start presentation. Nii, ja ma nüüd poole pealt jälle alustasin. Näete. Ta aitab siis automaatselt struktuuri luua.
analüüsib sisu, soovitab sobivat ülesehitust, kirjutab selliseid lühemaid tekste, lisab fotosid, nagu te näete, sobivaid, erinevaid ikoone. Oluline on muidugi ka kirjutada nagu ikka, et kes on see sihtrühm, et see prompti võiks kirjutada sihtrühm, ehk kas see on mõeldud lastele, täiskasvanutele ja lähtuvalt sellest Prezi siis ka koostab selle slaidi. Nii. Ja siis nagu ikka prompti puhul võimalikult täpsed märksõnad oleks vaja või siis nagu minul oli siis PDF juba see formaadis tekst valmis. Nüüd isikupärastamine on hästi oluline, et kindlasti tuleks seda sisu kohandada, lisada oma stiili, visuaale, kujundust, et nad siis maksimaalselt ikkagi peegeldaksid teie individuaalsust ja vastaksid sihtrühma ootustele. Nii et ta on siis selline väga võimas tööriist esitluste loomiseks, kuid ta tõepoolest ei asenda teie isiklikku lähenemist. Nii et soovitus on tõesti, et mitte ainult jääda Prezile loota, vaid ikkagi teha selles slaidis muudatusi. Nii. Ja nii, kohe vaatame, hakkame nii palju siis sellest esitlusest. Ja nüüd Prezi saab kasutada ikkagi ainult online'is. Te saate seda salvestada videona. Te saate võtta lingi ja lingi edastada, selle lingi abil siis kas ise näidata või edastada nendele, kellele te soovite seda nii-öelda saata. Saate samamoodi koostööd teha, saate QR-koodi lisada ja saate siis eksportida PDF-i ka. No vaatame, mis kujul ta siis PDF-i teeb. Nii. Nii, eksport PDF. Ahah. Siin ta nüüd pakub, see on juba jah tasuline, ehk siis pakub 7 päeva tasuta ja seejärel juba siis juba 4 eurot kuus. No ei ole väga palju, kui teil sellest kasu on. Nii et sellised võimalused. Ja on võimalik siis tõesti igatepidi teda muuta ja kasutada, aga see on juba selline suurem töö, mida igaüks saab siis loominguliselt saab läheneda. Nii et nii palju siis Prezi kasutamisest ja toredat kasutamist ja atraktiivseid esitlusi teile. Aitäh kuulamast!